Kasutajate eemaldamiseks nüüd uue kujunduse puhul, mis on meil jaanuarist 2018, on see natuke teises kohas, et võtame vasakul üleval osalejad lahti, kui me oleme juba kursusel sees osalejad, ja siis siin keskel on hammasratas toimingud, teeme selle lahti ja siit võtame kursusele registreeritud kasutajad. Nii, nüüd me näeme kõiki kasutajaid ja siis iga nime taga paremas servas on ka prügikastikene, mis tähendab, et ma saan selle kasutaja registreerimist tühistada, ehk siis ma eemaldan teda kursuselt. Niimoodi ma saan neid ühekaupa kõik siit maha võtta. Või siis juurde registreerida käsitsi kedagi, kui on vaja. Siin on ka vastav nupp olemas. Nüüd vana kujunduse puhul oli see ka vasakul pool, aga siis halduse plokis, et haldus, kasutajad, kursusele registreeritud kasutajad ja siin on kustutuna nupp ristikujuline, et saad ma kustutada või siis lisada kasutajaid. Ja kuidas parooli alla panna kursust? Jällegi võtame osalejad uue kujunduse puhul, siis hammasratas ja teine valik kursusele registreerumise viisid. Nüüd alati on kursusel enamasti olemas ise registreerimine, ehk siis õppijad tulevad kursusele ise ja ise registreerumise kõrval on olemas mitte küll prügikast on meil vaja võtta, vaid just hammasratas. Ja siin kursusele registreerimise võtme välja peal, kui ma vajutan pliiatsi peale, ma saan sisestada selle kursuse võtme ehk parooli ja kui silma peale vajutan, siis ma näen ka, mis parool see on, et kui mul endal meelest läheb. Ja kui ma sisestan selle võtme, siis kindlasti ka salvestan. Praegu mul on see juba olemas. Nii, ja vana kujunduse puhul on see siis vasakul haldus, kasutajad ja kursusele registreerumise viisid. Siin ma võtan jällegi hammasratta ise registreerimise juures, võtan pliiatsi ja sisestan selle parooli siia ära. Kindlasti ka salvestan ja kui tahan vaadata, siis klõpsan siin hoopis luubile, näen, mis parooli ma panin ja salvestan. Nii et 2 erinevat varianti. Kindlasti jälgida, et kas ise registreerumine on üldse aktiivne, kas õppijad üldse saavad registreeruda, et siis tuleb see aktiveerida, kui on vaja, et nad saaks. Ja siis hakkab ka parool kehtima.